Tere ilusat teisipäeva hommik, mul oli selline tunne, et jess, jälle on teisipäev, jälle on põnev külaline, jälle saame aina targemaks ja targemaks. Ja täna on nii palju kommentaariumis kaasa rääkijaid juba, et tervitavad meid Grete, Kaja, Külli, Kaari, Katrin. Katrin ütleb, et mõnus chill laul, täpselt, sobib hästi siia teisipäeva. Minu nimi on Triin Pärn ja mina olen üks veebikooli assistentidest juba üle aasta aja oleme siin grupis veebikooli ettevõtjatele vedanud laive, tegutsemisampse, et me saaksime midagi ära teha. Tänane ja ka viimased ja eelmised tegutsemisampsud leiad sa meie YouTube'i kanalilt, veebikooli lingilt. Ja täna on mul külas Õnnela, kes on assistentikooli juht ja kui ma kirjutasin talle umbes kuu aega tagasi, et kuule, tule näita mulle Lovabõli, see on üks selline uus äge platvorm, millega saab teha väga ägedaid asju. Õnnela täpsemalt räägib ise. Siis ta ütles, et mis mina tulen. Ja siis ta täna näitas mulle just enne meie kõne, et ma tegin siia sellise asja ja sellise asja. Siis ma mingi, no täpselt õige inimene, kes tuleb rääkima praktik. Meil on vaja praktikuid. Tere, Õnnela. No tere, Triin. Ma nii mäletan seda, kui sa kutsusid, sest ma olin just nokitsemas virtuaalassistentide andmebaasi kallal ja siis ma tegin story ja siis Triin kirjutab, et tule räägime. Ma ei tea jah, täpselt mida. Aga sellest ajast on ju jooksnud juba nii palju vett merre, et jah, üht-teist on saanud loodud ja mul on väga hea meel teile näidata, mida ma olen teinud. Ehk äkki innustada teid ka. Ja enne kui me asume asja kallale, vaat kui hea näide tegelikult Õnnela, et sina oled ju assistendikooli juht ka, et vaata, kui sa jagad enda tegemisi, siis sa jääd ju silma. Et kui sa ei oleks jaganud, et sa teed midagi lavapõliga, ma ei oleks teadnudki. Ja no nii ta on, eks ole, et mida rohkem me jagame, seda rohkem me jääme silma ja ühel hetkel võib-olla keegi mäletab, et oota, keegi kuskil midagi tegi. Ja siis otsib ülesse. Just täpselt. Aga Õnnela, räägime natukene, mis asi on üldse lavapõll, et kui keegi on täiesti esimest korda kuuleb seda sõna, et mis asi see on? Tead, ega ma arvan, et ma ei ole üldse väga hea defineerija, sest minu jaoks on see mingisugune leht, kuhu mina lähen, annan oma idee sisse ja tema teeb mulle valmis asja. Ehk siis tegelikult mina olen kasutanud praegu siin, nagu ma korraks mainisin, virtuaalassistentide andmebaasi loomiseks. Siis olen katsetanud maandumislehte teha ja tegin ka meie virtuaalassistentide jõulupeo jaoks pildimängu ning üks asi on mul töös, mis on mõeldud tegelikult juhtidele. Ehk et ma nimetaks võib-olla seda, et on selline lehtrakendus, kus ma panen oma idee sisse ja sealt sünnib midagi väga ägedat. No Ilma, et jällegist. sa oskaksid koodi lugeda. Vot, mis on hästi oluline minu meelest seal juures. Miks ma seda küsisingi, et mis see lavapõll on, sest et inimeselt inimesele see seletus on ju parem, kui lihtsalt öelda, et on mingi platvorm, mis teeb, noh, et mulle hästi meeldis see sinu just see definitsioon, hästi inimlik. Aitäh sulle. Ja võta heaks. Et see on niimoodi, et kui sa ei oska midagi väga spetsialisti moodi rääkida, siis sa ütledki, vot näed, lähed sinna, paned selle ja siis saad selle. Okei, aga ma siis jagan natukene seda tausta, kus ma siin olen midagi toimetanud, ma näitan teile, ma ei näita otseselt, kuidas ma midagi teen, ma räägin lihtsalt, kuidas ma midagi tegin ja kuidas mina lavapõllis toimetan. Siis ma jagan ekraani. Ja nii, nüüd te peaksite kenasti nägema minu lavaplid. Et siin ongi näha, et ma olen tegelikult 4 asja loonud, et kõigepealt ma hakkasingi looma virtuaalassistentide andmebaasi. Ehk et see oli täiesti praktiline vajadus, kust ettevõtjad saaksid esimese sammuna leida virtuaalassistendid. See oli siis kõige esimene asi, mis ma tegin ja loomulikult ma sain kohe esimese 5 minutiga kõik krediidid ära kulutatud. Ehk et ma isegi ei teadnud, mitu krediiti on võimalik tasuta saada, sest mul oli nihukene, et ma tahan teha. Ostsin juurde, andsin selle idee, ehk siis trükkisin siia idee sisse, rääkisin ära, mida ma tahan ja siis ta hakkas looma mulle seda süsteemi läbi selle, mis mina olin siis oma nägemuses pannud. Ma muidugi sisestasin talle mingid dokumente, mis mul olid olemas, näiteks teenuste nimekirjad. Ja siis ma ei olnud ka veel nii tark, et kui siin seal chatiga kogu aeg suhelda, sa saad täiustada seda, siis tasub alati see chati nupp sisse panna, siis ta võtab vähem krediiti. Ehk siis sellega ma juba raiskasin ka oma krediidid ära, sest ta hakkas iga kord, kui ma midagi talle ütlesin, hakkas kohe ehitama. Mis mulle nagu hästi meeldibki selle lavapõli juures on see, et ma pean seda vestlust siin päris pikalt, siis enne kui ta küsib minu käest, et kas ma tahan rakendada seda
mida ma siis talt palusin, siis tegelikult saab väga kenasti siit lugeda, mida ta on teinud või mida ta planeerib sul teha siis. Ja sa saad siis nõustuda või sa saad veel kord siis muuta neid asju. Ja mis mulle veel eriti meeldib, ongi see, et kui sa siin lood, siis sa hakkad katsetama. Sest selge on see, et algusest sa ei saa kogu seda plaani paika panna, sest sa lihtsalt ei tea, nagu ma ütlesin, ma ei ole mingisugune programmeerija, arendaja, vaid mingi visioon on ja siis sa hakkadki kogu aeg seda siin küsimustega täiustama. Ja loomulikult, mis on veel hea, et tegelikult siin sees saab kõike muuta. Ehk siis Visual Editsite peale minnes saab kõiki neid tekste muuta, saab erinevaid pilte muuta, saab lisada siia juurde erinevaid asju, sest alguses ta pani mulle näiteks niimoodi, et nad polnud üldse tähestiku järjekorras. Siis ma jälle kirjutasin siia chati aknasse, et ma tahan seda, teist ja kolmandat ja tema jälle viis need muudatused sisse. Või siis see, et inimene saaks valida mitu kriteeriumit korraga. Aga neid sa võib-olla ei oskagi kohe ette näha. Need ongi selle Lavablü puhul ongi see eriti äge, et ma saangi katsetada. Aga selles mõttes, et andmebaasi puhul oli mul vaja tegelikult luua ju ka admini pool, ehk siis see pool, et kuidas need andmed siis sinna andmebaasi jõuavad. Ja praegu mul tegi ära selle vaate, et ma saaksin minna kõiki neid tekste siin kenasti muutma. Ma saan siin lasta Lovably endal teha, ma saan siin trükkida, kui on lubatud see trükkimine. Mingid asjad ei ole lubatud, sest nad tulevad kuskil, nagu ta siin ütleb, dynamic styling, millest mina midagi aru ei saa. Ma saan aru, et ma ise muuta ei saa, siis ma panen Lovablyle sisse ja palun tal selle muudatuse teha. Aga on mingeid kohti, mida sa saad kenasti muuta, siia kõrvale tekib kohe siis sellised väljad, kus sa saad seda valida. Aga ma näitan korraks seda admini poolt ka, ehk siis admini pool ongi niimoodi, et me logime sisse, mina või assistent, me saame siit lisada uued assistendid, pildid, selle piltidega oli veel niimoodi ka, et alguses lasi mulle üles laadida ühe pildi, siis mulle ei meeldinud see, sest ma tahtsin, et ma saaks kohe sealsamas süsteemi sees seda suurust muuta, siis ma läksin jälle Lovablysse, jälle andsin talle käsu sisse. Ta tegi kõik valmis, ehk siis ta kogu aeg täiendab, kui mul on vaja siia midagi juurde tekitada, siis ma lähen jälle sinna Lovablysse sisse. Siis mida ma olen veel teinud, ma lähen kohe tagasi. Nüüd ma olen targem. Kui ma nüüd seda kõige viimasemat projekti teen, siis tegelikkuses ma lähen tavalisse ChatGPT-sse. Ma räägin talle kogu selle idee ära. Siis ma ütlen talle, et palun ära mulle kohe koodi loo, aga küsi mu käest mingeid küsimusi, mis on siis võib-olla selle platvormiga seotud, mida ma parasjagu loon. Et näiteks, et kui ma teengi praegu juhtidele seda, ettevõtte juhtidele seda äppi, siis ma tahangi, et see ChatGPT küsib minu käest mingeid küsimusi, nagu ta oleks ise ettevõtja ja kui ta kasutaks seda äppi, mida ta seal näha tahab. Ja siis, kui ma olen selle idee piisavalt palju läbi mänginud, siis tegelikult ChatGPT loob selle koodi selle prompti päris kenasti, millega ma lähen tegelikult Lovablysse. Ja kui ma ei eksi, siis minu meelest täna ChatGPT-s on võimalik Lovably isegi @märgiga juba kohe kaasata sinna töösse. Aga enne kui ma selle viimase töö juurde lähen, siis ma näitan vahepeal veel. Näiteks pildimängu. Mõtlesin, et tahaksin jõulupeol teha midagi ägedat. Hakkasin siis pildimängu looma. Et siin ta lõigi mulle 2 vaadet, kus ma saan olla mängujuht ja siis mängija vaade. Siin oli ka alguses niimoodi, et ta lõi kõigepealt selle, et ma saan ainult ühe pildi panna. Siis ta ei lugenud punkte kokku, siis ma ütlesin, et ma ei taha ühte pilti, ma tahan panna kohe mängijana või selle mängujuhina sisse näiteks 5 pilti, et ma saan 5 pilti jooksvalt teha. Siis jällegi täpselt samamoodi, ma jälle siin kõrval käisin ja tegin kõik need ettepanekud, siis ta jälle siin annab mulle tagasiside ja mis ongi nagu eriti äge, et ma saangi kogu aeg muuta, et siin on isegi näha meil viimane mäng. Ma vaatan, kas ta praegu avaneb nii, et te saaksite näha. Põhimõtteliselt on siin olemas juba näha, et ta on mul 6 pilti tegelikult järjekorras. Siin on see mängijate link, mida ma saaksin jagada. Ja kõik need tulevad selle protsessi käigus, näiteks see samagi, et aasta algseis on ju, et mul tuleks järgmine. Et ma vaatan korraks, kus saan näidata
kas ma saan näidata mängija vaadet? Vist ei saa praegu. Saan seda siit. Nii, vaatame korraks. Kui ma lähen siia. Äkki ma saan mängija vaadet ka. Ta tahab sisse logimist praegu ilmselt. Jah, põhimõtteliselt isegi saan. Et panin kõik niimoodi, et ta nime paneks ja siin ta saabki hakata siis neid, mina mängujuhina avan ühe ruudu, siis nemad saavad siin vastata, kohe on edetabel, kohe on näha, kes osalevad, kohe on skoor näha ja lõpuks, kui võitja tuleb, siis on ka see pallimeri kõik ägedalt olemas. Et ma olen näinud, et on tehtud lastele korrutamistabeli õppimiseks äppi Lovably's. Siis selline äge asi tegelikult on see Lovably, et mida iganes sa välja suudad mõelda. Ja loomulikult ma panin ennast vibe-koodimise koolitusele kirja, et veel rohkem infot saada, kuidas veel midagi teha, sest et ma tean, et siit on ju võimalik mingid maksesüsteeme sisestada ja siis on võimalik kodulehega siduda. Näiteks seesama virtuaalassistendi andmebaas ongi e-frame koodiga kodulehele tegelikult lisatud, mitte ei ole pandud lingina. Et need kõik on võimalikud ja ma näitan seda maandumislehte, mis on VIP-klubi kutsumiseks meil. Ma kohe vaatan, et ma tahaks näidata. Siis isegi ma lasin Lovablyl muuta ära selle vahelehe nime, mida ta kuvab ja seda pilti. Ehk siis ma kõik need asjad tulevad nagu joostes. Sa ei tule kõigi asjade peale, aga iga kord, kui sa testid, siis minu meelest kõige ägedam ongi lihtsalt see, et sa lähed sinna, ütled talle, palun tee seda. Et ma võtan siit Visual Edit'i, äkki ma saan näidata siis seda muutmist ka paremini. Et põhimõtteliselt mulle nagu meeldib see, kuidas ta teeb neid asju ja alguses oli siin hoopis teistsugune vaade, aga mulle ei meeldinud, sest ma ütlesin, et see peab mobiiliga kohalduma ja ma ei taha nii palju scrollida, et ta kõik nende asjadega arvestaks, on ju. Miks mul ei õnnestu teile näidata täna seda muutmise asja? Ma tean, et ma olen isegi muutnud neid asju siin sees, et äkki siit. Okei, millegi pärast mul ei õnnestu, aga ma tean, et ma olen täiesti siin kõrval neid tekste muutnud. Nii et neid asju saab teha, et see ongi eriti äge. Et siin ma kohe alguses teadsin, et mul on Google Sheetsi vaja teha nupp, ehk siis kui ma juba seda ChatGPT-ga tegin seda läbirääkimist, siis ma selle ütlesin sisse, et nupp peab viima sinna ja kui ta prompti tegi siis ja Lovably'sse panin, siis ta kohe panigi nupu alla ära selle Sheetsi, et ma kohe sain sinna ehk et kas sa tahad e-poodi suunata või kus iganes, on ju. Et alguses oli tagasiside, et lihtsalt kuvas niimoodi üksteise kõrval, on ju. Siis ma ütlesin, ei, et ma ei taha, et kui sa vaatad mobiilis, see läheb liiga pikaks, siis ta tegi mulle niimoodi, et ma saan neid, eks ole, siit vahetada. Ja ma lähen siit välja, siis ma saan näidata, et siis ma saan neid vahetada siit. Et kodulehel kõik toimib, on ju. Et siis ma selle KKK rubriigi lasin tal luua, eks. Et ma ei tea, ma olen niimoodi kogu aeg selle on. Ma ei tea, kas kellelgi on veel mingid küsimusi, mõtteid teinud, et ma jumala vuristan siin. Nii põnev on näha, et sa oled nii nagu nakatunud selle vibe koodimisse, sest isegi Kaari ütles, et sul on, üks hetk, et mulle nii meeldib, kui suure õhinaga Õnnele seda räägib. See põnevus on nakkav ja paneb näpud sügelema, et tahaks ka kohe proovima hakata. Jaa, ma ei tea, see on nagu nii äge, et siia sa võid tegelikult ära ennast unustada, aga ma ütlengi, et kes teeb, on ju alguses tasuta variandiga, et siis isegi kui sa ei tee tasuta, siis alusta tegelikult ChatGPT-st, mängi see mõte läbi, sa hoiad krediiti kokku ja kõik, et näiteks praegu viimane asi, mis mul on pooleli, ma tahtsin teha just juhi fookuse auditit selle vaatenurgaga, et ettevõtjad saaksid aru, kui palju nad teevad neid asju, mida nad ei peaks ise tegema. Ehk mul oli jälle mingisugune visuaal, mõte peas, ma rääkisin läbi ja siis tänaseks on töös mul selline asi, et kus saabki sisestada oma tundide arvu, saab ära märkida siis erinevad kategooriad, kas nad päriselt toovad talle raha sisse või ta ei pea seal toimetama. Ma vaatan, kas ma saan näidata siit. Paneme siin sisse. Siin ma tean, et olid mingid vead sees, siis ma jälle läksin siia ja ütlesin, kuule, mulle ei meeldi see, et ta teeb niimoodi. Et see on nagu nii lihtne, et sa lähed, räägid enda inimlikus keeles ja siis Lovably teeb seal taustal ära mingisugused
sellised toimetused, millest ma ei saa mitte midagi aru. Peaasi, et ma oskan siit lugeda kuskilt, on ju, et mida ta teeb ja siis saan nagu aru ka. Ehk siis praegu ka, et ma märkisin siin mingid asjad ära, ma saan panna siin, noh, ettevõtja võiks panna sama mingi tunni hinde, näiteks võtame, et siin on 100 ja siis ta juba ütleb, palju sul nagu protsendiliselt kulub aega nendest töö tegemistest, mis ei too sulle raha sisse juhina. Siis kui ta edasi läheb, siis ta saab veel kirjeldada siin oma tegevusi. Ma ei tea, kirjade kirjutamine. Ja siis ta analüüsib neid tegevusi ja siis ta annab jälle mingisuguse tulemuse siia näiteks, et soovitab, mida saab ära delegeerida. Ja praegu on niimoodi, et ta lõpuks lööb kokku ka, et palju seda aega on, mida sa võiksid delegeerida, ka rahasummad toob välja, kui palju sa kaotad, kui su tunnihinne oli seal näiteks 100 eurot. Aga see on nagu natukene pooleli ja siis ma sain jälle samamoodi lisada siia, et kui ma tahan kuhugile ära suunata teda. Et vot niimoodi käib minul Lovably's see asi. Küsige juurde, mida? Minu tekkis küsimus, see juhi fookusaudit on ülihea, sest et tavaliselt ongi nii, et ei tea, kust alustada. Ja ma mäletan, kui mina veel kunagi assistent olin, siis mina tegin lihtsalt sellise PDF-i, kuhu inimene saab täita, aga nüüd on palju interaktiivsem, et ta arvutab kohe AI-ga välja ka, et mis summas võiks minna siis sul maksma, et see on nii nagu äge tööriist. Kui kaua seda umbes juhi fookusauditit ise tegid? Kas umbes oskad öelda, kui kaua selle aega võttis? No ma ei tea, äkki vist 3 tundi. Sest idee oli mul olemas, mingid dokumendid mul olid olemas, näiteks seesama nimekiri mingitest teenustest, ma söötsin talle on ju sisse. Aga kuna mul on juba idee edasi liikunud, siis ma natuke täiendan seda ja sealt tegelikult peaks tulema veel järgi erinevad etapid ettevõtja jaoks. Aga ma olen nõus sellega, et täna PDF enam nii hästi ei toimi, et sul on ikkagi oluliselt mugavam luua niisuguseid interaktiivseid rakendusi, mis käega katsutavaid tulemusi kohe näitavad inimestele. Ja just. Ja see on nii põnev ka teistsugune, et Kaja jagas siin endal ka enda tehtud kalkulaatorit, et vau, väga lahe. Ma ei teadnud, et isegi selliseid asju saab teha. Ja mis mina olen, nagu oligi näha siin, et tegelikult mul on enam-vähem kõik sarnases toonis, sest mina andsin brändi värvid sisse, et ta teeks nendega. Nüüd mulle juba tundub, et ma tahan, et ta natukene võib-olla vahetaks neid toone, aga brändi värvi ikka kasutaks, et sa saad nagu selle sisse panna ja saab ju siduda ka oma domeeniga neid asju. Et selleks, kuidas neid kuskile veel välja viia, selleks ma tulingi sinna kursusele, et aru saada, kuidas see käib. Tahtsingi, minu küsimus oli see, et kas selle värvikoodid ja asjad andsid siis nagu ChatGPT-le, kus sa temaga enne vestlesid ja siis panid Lovably'i? Või kuidas see käis? Idee järgi sa võid jah, seal ChatGPT-sse juba ära panna, aga kui ma päris alguses seda andmebaasi tegin, siis ma vaata seda nii tark veel ei olnud, siis ma panin lihtsalt Lovably chati. Ütlesin, et palun kasuta neid koode disainimisel. Et tegelikult saab ju ära panna ka sisse ju, kui sul on kindlad need kirjastiilid, eks ju, need saab kõik panna. Aga mul teine küsimus veel, et need nupud olid hästi ilusad, sellised natukene kaariad, mida te taas kasutategi assistendi koolis, et kas selle ta tegi ise või sa ütlesid, et tee nupp natukene? Tegi ise, nuppusid ma pole üldse muutnud. Et tegelikult, vaata, me ei kujuta ette, milline see võib-olla mina ainukesena ei kujuta ette, milline see visuaal välja võiks näha. Ja siis, kui sa annad selle prompti talle sisse ja ta teeb midagi valmis, siis minul on juba, vau, niimoodi sai teha. Et see on nagu, ja siis sa saadki tegelikult minna samm-sammult ju arendama, et sealsamas Visual Editsis sa saad minna ja öelda, ma ei tea, tee nupp tumedamaks. Ma käisin Visual Editsis ütlemas seda, et mingid tekstikohad olid ühe lehe jooksul erinevad. Et palun ühtlusta seda ja palun reavahet suuremaks võib-olla ja et kõik sellised asjad või et kui seda tegi teksti liiga heleda, et taustaga suht sulandus, siis ma jälle ütlesin talle, kuigi tegelikult võib need asjad ju kohe sisse panna, et sa mõtled juba selle peale, et see peab olema kasutaja silmale mugav, et ta kohe juba arvestaks nende asjadega. Aga ma nagu ütlen seda, et õhin on suurem kui see, et sa jõuad selle päris lõpuni promptiga, et lähme juba teeme midagi. Ja, et siis sa juba näed seda visuaalselt ja siis nagu sa ütlesid ka, et kui ta teeb sulle nii palju juba valmis ära, siis sa oled juba nii rahul sellega, et kui palju see nagu aega kokku hoidis ja väga-väga lahe õnnele. Aitäh, et sa meile näitasid. VIP-klubi maandumislehe loomisega, sellega ei läinud üldse kaua, sest mul oli ikkagi ju põhi olemas, tekstid mingil määral olemas
ja siis tegelikult noh, ma panin kohe talle juurde ka, et ma tahan neid pilte kasutada ja siis ta need pildi asetused pani ka tegelikult ise. Ma korraks jagan, korraks veel seda tahtsin näidata. Et isegi see, et mina ei öelnud talle, et pane siia mingi kiht peale, et las see pilt olla kihi all. See oli tal juba automaatselt tehtud siin kaanepildi peal, et ta just selle pildi valis 3 pildist kaanepildiks, et see on ka kõik tal endal nagu tehtud. Et mina ei öelnud talle sellist, ma ei tulnud selle pealegi, et ma võiks sihukest juhist panna, et see võiks olla udutatud, onju. Või et see tekst peaks just siin üleval niimoodi olema. Mina seda ei öelnud. Mida ma muutsin? Siin ma lasin parandusi teha. Noh, pildid lisasin, tekstid olid olemas ja siia lisasin ka pildid ise. Aga noh, samamoodi, et ma andsin talle pildid ja ütlesin, et palun muuda see koht nüüd ära. Ja siis ta paigutas need pildid täpselt nii ise. Et selles mõttes jah. Meil tuli üks küsimus, Eeva küsib, et kus sa pildid võtsid või andsid ette mingi lehe? Mul olid ikkagi enda pildid. Et meil olid enda andmebaasis pildid, aga ma arvan, et ta võib-olla ka täitsa edukalt võib otsida näiteks Unblushist või kuskilt. Ütledki, et vaata need tasuta pildid, mis sobiksid teemaga. See oleks põnev väljakutse. Vaadata, mida ta siis teeb tegelikult. Ja Tiiu küsib ka, et kas sa tekstid andsid ette, mis formaadis? Mul oli, ma olen niimoodi pannud, et mul on Drive'is mingi dokument ja siis ma laen talle selle faili juurde, onju, kui on mingi pikemalt valmis. Aga jah, üldiselt mingid sisendasjad, mis mul on juba endal dokumendina olemas, ma lihtsalt laen dokumenti üles ja näiteks ütlengi talle, et võta sealt, vaata neid asju. Sest see andmebaasi puhul on ju ka pikk loetelu nendest teenustest, siis ma arvan, et ma äkki kopisin need teenused sealt dokumendist lihtsalt, sest kuna see dokument ise oli mahukas, ma lihtsalt mingi osa kopisin, et ma tahtsin, et ta neid kasutab. Triinu, ma ei kuule siit. Et nii äge kohe näha, et sa oled praktikat, kohe oskad jagada nagu neid mõtteid ja mida sa tegid võib-olla natuke teistmoodi. Ja sellest lähemalt tegelikult me teeme veebikoolis Vibe koodimise õpiprogrammi ja esimene programm läks niimoodi ära, et põhimõtteliselt ei jõudnud isegi reklaamida. Ja me teeme teise selle grupi ka ja alustame juba 29. jaanuaril ja see kestab kuni 19. veebruarini. Ja koolitaja on Kei Olbrei. Ja panen siia lingi ka, et kui sa tunned, et tahaksid ka natuke rohkem selle lavapalliga tuttavamaks saada, koolitaja käe all, tagasisidet saada, grupis olla, sest grupi see vibe on ka alati nii kihvt, et mulle väga endale meeldivad sellised grupikoolitused, et kus saab uusi tutvusi ja kontakte. Et panen siia lingi, et kui soovid, siis saad veel registreeruda. Katrin ütleb, et see on nii lahe, et ei pea enam kopeerima, vaid loeb ise dokumendist otse, et see on selline ajakulu, ajavõit. No jah, sest et täna ju chat-GPT-d ikkagi päris palju võimaldavad üles laadida neid pilte ja kui sa Google Drive'iga veel ära ühendad, siis sa saad ju sealt Drive'ist ka otse juba võtta. Eeva veel ütleb, et Drive'is dokument ja see dokbaasi üles, küsimärk. No mul on hästi, meil on assistendi koolis on ju enamus dokumente Drive'is üleval ja kuna see näiteks chat-GPT, kui ma alustan seda promptimist temaga või läbirääkimisi siis temaga, siis minul on chat-GPT ühendatud Drive'iga ja ma saan kohe sealt, et ta võtab selle dokumendi. Kui mul ei oleks ta Drive'iga ühendatud, siis ma laeksin selle dokumendi lihtsalt alla ja siis laeksin ülesse sellesse kas siis Lovably vestlusesse või chat-GPT vestlusesse. Ja kui tekib veel küsimusi, siis saab siia kommentaariumi lisada, et Õnnela tuleb kindlasti veel vaatama. Aitäh, Õnnela, et sa tulid ja nii nagu õhinapõhiselt kohe lähme teeme, vaatame, et see on nii vahva, et nii mõnusa energiaga live täna hommikul meil siin. Et seal on nagu, seal võid, no ma ütlen isiklikuks tarbeks ka jumal, mida iganes katsetada, isegi kui sa lähed selle tasuta variandiga, no mine 5 prompti päevas, kannatad ära, ootad järgmise päevani, teed edasi. Aitäh, eks sa tulid meid kuulama ja kindlasti tervita meid hiljem ka, kui sa tuled seda vaatama. Nii lahe, see live oli nii populaarne, et 31 inimest oli tipphetkel meid kuulamas, et tundub, et see vibe koodimine väga kõnetab inimesi. Ja kindlasti jaga enda tehtud ka siia kommentaariumi, nii kihvt on vaadata, et mida on loodud näiteks just Kajale, kas enda kalkulaatorid, mis teeb ettevõtjatel natuke lihtsamaks selle elu, kui nad mõtlevad, kas võtta endale virtuaalne assistent ja kui palju see võiks maksma minna, et see lihtsustab, sest nii põnev on tõesti, et ei ole enam mingid PDF-id, vaid sa saad mingi maandumislehe ja sealt lähed, vaatad, et kui palju midagi, et see kalkulaator on tõesti nagu kasulik abimees. Sa ei pea ise arvutama midagi. Ja. Aitäh ja ilusat nädala jätku. Tšau!